Dan mainis, ma tõepoolest olen uhke maakodu omanik ja natuke üle 2 aasta olen juba koduomanik. Tegin statistikat üks päev, lause, mida ma olen vaieldamatult kõige rohkem viimase 2 aasta jooksul kasutanud on küll liist ära katab. Asi on võtnud haiglased mõõtmed, mul läks üks päev saunas liist kõveralt, ma ütlesin pruudile ära muretse, kuskil siin maailmas eksisteerib suurem liist, mis selle probleemi likvideerib, aga ma sain aru, et see ei ole ainult mina, vaid me ühiskonnana käitumegi niimoodi. Kui midagi katki on, kas me teeme korda? Ei tee ju. Me ehitame midagi värvilist ette, sa ebat tähelegi, mis seal oli või ei olnud. Nagu, ei mõtle, ma ei tea, sõidutees on auk, tänav on katki. Kas me teeme korda? Ei tee ju. Me paneme 30 märgina. Saad sõita, saad, ära jonni. Ma ei tea, inimesed ei käi su kaubanduskeskuses. Kas sa teed turu-uuringu, et huvitav, mida nad siis tegelikult soovivad? Ei tee ju, sa ehitad vaate rattana. Alari Kivisaar hakkab mingit perses rassistlik asju ütlema, kas ta jääb oma tööst ilma? Ei jää ju. Las Brigitte räägib oma aukudest vahel, nad juba tähelegi, mis see paks ütles või ei öelnud. Ma ei tea, väliskülalised käivad, küsivad, kuidas on võimalik, et ühel Euroopa riigil on nii jalgrattavaenulik pealinn. Ja kas me siis ehitasime rattateid? Ei ehita, on ju, viskame punast vähe, mine. Aga kõige haigem on see, et inimesed sõidavadki ju. Kuradi sõgedad Laagna tee ääres, prim. Nagu see punane joon annaks midagi. Ei ole turvaline nagu Amsterdam. Amsterdam on linn, mis on ehitatud jalgrataste ümber. Kuradi autod sõidavad 20, kõik on legaalselt perses, muidugi prim. Nagu. Äkki Järvevana ääres ei pea. Või nagu, tüübid paavad 85. Tal on 2,5 tonni saksa rauda, sul on nöör lõua all. Ei, aga tublid inimesed, kes julgevad minna jalgrattaga välja, nagu, sest ei, meie liikluskultuuris nagu autoga on ohtlik, nagu, kuidas sa julged ilma selle metallist kestata, ma ei kujuta ette ka, nagu, ei, aga on ju, nagu, kuidas on, miks üldse peab nii ohtlik olema, kuidas on võimalik, et riik, mis 64% ulatuses koosneb autopededest ja ma tean, 2021 enam ei tohi öelda autopede, on ju, tuleb öelda nitroseksuaal, aga nagu, miks nii ohtlik olema peab? Kuidas on võimalik, et termin kaine rool tähendab erinevates Eesti maakondades erinevaid asju? Ei, sina arvad, et kaine rool on inimene, kes on täna kaine. Kas sa saad aru, et kuskilt tõrvast on tõmmatud joon, millest allapoole kaine rool on inimene, kes on täna ainult amfetamiini teinud? Ei, sest seda ju ei puhu välja ja noh, und poleks nii tulnud, aga ma ei tea, möödasõit. Oled käinud autoga Lätis, Leedus, kuidas käib möödasõit? Jõud kellegile selja taha. Ta vaatab, oi, sul vist on kiirem kui mul. Ja läheb tee äärde. Vastu tule ja vaatab, mis asja? Teil on mingi manööver seal vist. Läheb ka tee äärde. Juhtub midagi müstilist, tekib 3. rida. Sa teed turvaliselt oma möödasõidu, nad veel lehvitavad sulle, osta piiri pealt mõistliku hinnaga alkoholi kaasa. Ja nii kui Valgast siia poole saad, jõuad mingi venna selja taha, tüüp on telgjoone peal, proovi! Nagu, mis kuradi suhtumine see on, et jõuan mina esimesena või jõua mitte keegi, nagu alati seal on mingi Škoda vend, nagu täiesti haige. See on võib-olla isiklik asi, aga miks ma nii ütlen, iga kord, kui ma näen mõnda keskealist meest Škoda roolis, mul on siiralt kurb, sest mida ma näen inimesed, kes on elus alla andnud. Sest ükski väike poiss ei unistanud Škodast. Ma ei olnud liivakastis ja siis ma tulen oma Octaviaga 6,5, nagu ma mängisin oma Lamborghiniga, aga perse läks midagi vahepeal, vaata. Või samamoodi, ma ei tea, mis värk meil sellega on, et kui me maanteel politseiautot näeme, siis igaks juhuks 73 kellale, vaata. Nagu 90-ga tohib ka sõita või nagu ei taha koju oma perede juurde jõuda või ma ei saa. Kõige iroonilisem kogu selle loo juures on see, et mul ei ole lube isegi, aga nagu kõrvalistmelt on ka näha, et me ei saa hakkama.